ei ole, aga ütleme küsimus, ma täna hakkasin arvutama, siis mulle pärast mõtlesin, et väiks mees, siuke pikk mees mahub show teed, mahub taha istuma. No siia mahub. Seda ma tean, kõrval sinust ei tean. Seda ma olen proovinud. Ma võtta 7 kohta, ma mõtlen 5 kohta. Selle pesik vaja Sailonetti kõige kohtuda lahendada. Aga muidugi üks jorsoleeri 2 tükki taga. Selline on. Ei olema lühem. Jalad jäävad kuule. Ei, mis asja lükata. Suured poisid peale. Nii, enam sõidet? Jah. Nüüd ta sõidab edasi ja vasakul on käsipidur. See on käsipidur? Nii. Ja nüüd ta põhimõtteliselt gaasi ja siis sõidab. Okei, või nüüd? Vaat see üle äärekivi kiirendasin. Maha ka võtta muidugi. Pagan küll. Nüüd on jäske autoga sõita. Ja tuli ikka Tesla. Kuule, ma ei taha siin lapsed ärge jookast, teeme nii. Me läheme kohe Teslaga siin võistlema. Ja. Natuke nagu trammis on küll siuke tunne. Pidurid on tal päris head. Pidur on, ja no pole kiirustki olla, aga täiesti harjumatu. Jaa. Mis hinnaklassi see aparaat siis jääb umbes? Hinnad hakkavad siin kuskil 9000 koos selle toetusega. Ahah. Jaa. Paljudel siis umbes praegusel ajal siis siuke läbitavus on, ütleme niimoodi kilometraas? No praegalt on juba peaaegu suvi, et nagu... No mõtlengi, et nüüd on nagu ilmad soojamaks läinud, et võib-olla kilometraas kohe tõuseb ka ilmselt. Sõltuvad temperatuurist. Jah, noh ikka isegi suvel tegelikult, kui on niuke vihmasem või külmem ilm, siis nagu mingit vahet õnnestub nagu täpsussõidul nagu märgata. Ahah. Et seda me Monte Carlo teel nagu saime aru, et seal meil oli pidev energiarehkendus ja siis nagu nägi selle täpselt ära, et seal oli tõesti mingi paar protsenti siia-sinna nagu, et nagu juba nägi ära. Aga põhimõtteliselt nagu mina saan need maksimaaldistantsid või need, mis nad on andnud, need saan nagu kätte nagu, et... Palju nad on praegu siis umbes? 120 on selle auto distants. Ma mõtlengi, et ta on nagu sellest Nissanist kõvasti väiksem, et vaatan see, mis Nissan, mis selle kõrval oli nagu, et aga kilometraasi poolest nagu väga palju rohkem ei sõida, et akud on ka ilmselt väiksemad. Pagan! Akupakk on jah, poole väiksem kui Nissanil. Jaa, okei. No jah. Aga palju ta kaal on umbes? 875 on selle. Ahah. Okei. Aga undab muidugi hästi. Tal on vist mootorid on taga ütlelt, jah? Kuulda ka. Nissan ka siin. Mul on siin see Meelis Merjel, kes mul on siin see äripartner, see nagu tegi ka, nüüd ta sai enda auto kätte, nüüd tegi endale tüliisolatsiooni ja pani uued kõlarid ja tegi sees leertuuningu, et nagu tuulis auto ära, et märgatav vahe. On jah? Et eks siin on nagu selles mõttes, et me tootjaga rääkisin ka, et kas või miks või kuidas ja siis nad ütlevad nagu, et nad tegid suht, et nende eesmärk on teha niisugune... Võimalikult odavalt, jah? Odav on võib-olla nagu selles mõttes, et vale sõna, või õige, selles mõttes, et elektriauto ikka põhiprobleem on see hinnaküsimus, ja alati annab autot nii-öelda paremaks teha, aga kui on kallis auto algselt, siis nagu ei saa seda kuidagi odavamalt. See on nagu kosmosolast. Aga põhimõtteliselt on, et kui siit vaadata, et auto nagu täiesti tavaline auto on. Jaa. Ja sellel on see hea asi, et...
2 kilovatti või niimoodi ja siis muu energia on siin see. No siin on tuled ja kõik see raadio ja mingid siuksed asjad. Eesti igaks juks näitab sulle, et 27 kilomeetrit saad juurde, kui sa nagu sõidad külmas. Et need on boonused, mida saad koguda niimoodi klikk-klikk. Jah, need kui ma selle välja võtan, siis see peaks kohe hüppama ülesse. Teisi piuksed praegu uks on lahti selle pärast. 101 ja 74, jah. Siin näitab. No siin näitab ka muidugi. No ja siis, mida siin? See on ikka kõvasti on siin ikka paarutatud sellega. Aga noh, see on siis, et mitu vatt-tundi või kilovatt-tundi kilomeetri peale läheb. Ja kui sa sõidad, siis sa näed, eks ole, et... Aga keskmine on see, mis on 0,2? Jah, see on keskmine. Ja aku on... Aga sul kilomeetrit ka näitab, palju sa veel sõita saad umbes või? Seda ka rehkendab? Seda näitabki, jah. See on nagu kuidagi hästi... On see täpne ka enam-vähem või? No, sa pead ikka teadma, kuidas sa sõidad. Kui sa linnas sõidad, siis ta võib olla enam-vähem täpne, aga nii kui sa maanteele lähed või on jube külm või mingi sellised ekstraordinaarsed olud, siis ta ikkagi paneb mööda. Ja siis sa pead arvestama, et kui ta sul näitab 101, siis noh, tegelikult sa võib-olla saad sõita 20. Ja. Mis sinu ütleks? Ma ei tea, mis seal on. Õudselt palju nagu oleneb... Päris oluliselt oleneb sellest sõidukiirusest ja välisest õhutihedusest, et kui kaugel sa jõuad. Ilmselt oleneb ka kummidest täiesti märgatavalt ja ka siis mille peal sa sõidad. Kas sa sõidad mingi aukliku tee peal, kruusatee peal või siis siledal asfaldil. Ja mitu inimest on autos, jah? Jaa, seda ka kindlasti. Annab kohe kõik tunda. Nurga alles nagu koerad. Siin istuvad rahulikult 2 koera kõrvuti ja vaatavad nagu välja. Et siis lihtsalt istuks lapsed ja vaataks välja. Aga noh, tänu sellele, et siia saab võtta need toolid, on tal see tagaosa nagu päris nagu tugevalt kindlustatud, et nagu see pilt oli sellest saarast on ju. Et siis noh, nad on ikkagi arvestanud sellega, et sul ei sõidaks keegi tagant sisse ja siis lapsi surnuks on ju. Ma lugesin, et külmailmaga töötas normaalselt, soojaga sa veel testinud? Soojaga ma pole veel testinud, aga no samas Californias sõidavad. Mis seal ees on ka pagasiruum? Jaa, et -22 oli see ikkagi väga mõnus, sellepärast, et ta oli efektiivselt kohe... No nii, Vootale, kuidas sees istuda tundus? Super! Ma vaataks ka. Keegi on mootori ära ma nõustunud. See tegelikult nagu on isegi suurem seda visuaalselt. Päris korralik ekraan on see siuke. Hommikul võis sa näidasid mõne poolakas tüübi magamas lihtsalt. Või üritas hääl. Ja, et isegi mingisugune üle keskmise suur meetri siia peale. Põrand on nii kõrge. Ruumi on siin päris palju, ma ütleks. Käigukangus ei ole. Mulle endale nagu piltide põhjal on jäänud kuidagi väiksem mulje, aga ta on päris suur masin. Ega ta on täiesti normaalauto suurus. Ütleme niimoodi jah, et nad on mingi täitsa normaalse auto võtnud ja üritanud aukuda kõik siia peale mahutada, et mis siin siis täpselt ekraani pealt nähtav on? Energy consumption, Model S, distance, total energy, average energy, distance. Siis saab põhimõtteliselt filmi vaadata, ma kujutan ette. Nagu televiisor siin. Kuidas sa akule mõjub? Hästi kinni. Ei tea, jah. Aga mis kaamera? Ma arvan, see on tagurdamiskaamera. No ongi, jah. See on küll hea. See on küll päris hea, jah. Ja täiesti korraliku pildiga. Jaa. Seir kujundada nii nagu tahad. Huvitav, mis see Energy sealt näitab? See sama pilt juba oli mul, jah. Läheb terveks. Jaa. Ja see on küll mõistlik tegelikult, pole midagi muud ajaga, kui suur arvuti. Tulnuka värk. Okei.